Tervist ning tere tulemast tagasi siia kanalile. Esiteks tahaksin ma kõigile teile head uut aastat soovida ning ma siiralt loodan, et see uus aasta tuleb kõvasti parem kui eelmine. Kuid te teate, et siin kanalil me ei saa minna lõplikult uud aastasse üle, enne kui me pole võtnud vana kokku ja rääkinud ka uutest plaanidest. See video küll läheb üles veidi hiljem, kui mul tavaliselt see plaanis on. Ja kui te mõtlete, et miks me peame lihtsalt ikka veel rääkima sellest 2020. aastast ja miks see ikka veel teema on, nagu et umbes lõpeta ära, mitte kedagi koti enam. Aga ma olen väga selline inimene, kes usub, et selleks, et edukalt ja hästi edasi liikuda, tuleb vahel vaadata ka minevikku ja teha nii-öelda kokkuvõte, mida me võib-olla see aasta õppisime. Pluss, ma ütlen ausalt, mul on olnud nii lõbus vaadata alati tagasi eelmiste aasta kokkuvõtteid. Esimene video aastal 2017. Tšauki, mina olen Maria ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Esimene video aastal 2019. Tervist! Sellepärast, et ma olen kõik nagu kõige helgemad ja need meeldejäävamad, mitte isegi alati helgemad, aga meeldejäävamad hetked kokku võtnud. Ja ma tean, ma olen saanud tagasisidet, et te ootasite seda videot ning et teil on olnud samuti lõbus need vaadata, nii et siin me oleme. Kõigepealt tahan ma öelda, et iga aasta enne selle video tegemist ma vaatan eelmise aasta kokkuvõtet ja see iroonia, mida ma eelmise aasta kokkuvõtet vaadates kogesin, oli lihtsalt uskumatu. Nagu ma mäletan, ma ütlesin seal midagi, et ausalt öeldes midagi ei ole nii väga muutunud. Peale asjaolu, et me olime 3 kuu pärast omadega ülemaailmses pandeemias. Aga seda me kõik juba teadsime, nii et ma ei pea vajalikuks sellest liiga pikalt rääkida. Küll aga tänu sellele möödapääsmatule asjaolule ei olnud mu aasta kuigi tegus ega sündmuste rohke, mis on täiesti okei. Ma olen nii palju sisuloojate aasta kokkuvõtteid vaadanud, kus nad tegid nii palju. Kui teil jäi minu aasta kokkuvõttest, mis ma Instagramis tegin sama mulje, siis ma konkreetselt tegelikult ei teinud. Te kohe saate aru, kui nagu mitte eventful aasta mul oli. Ja kuna mul väga palju asju ei toimunud elus, siis ma mõtlesin, et see aasta ma ei hakka tegema mingeid highlight sündmuseid ega nii, vaid pigem lihtsalt räägime läbi, ma jagan oma mõtteid, tundeid, asju, mis ma õppisin ja ma mainin igaks üks video algus ära, kes võib-olla lõpuni ei viitsiks muidu oodata, siis lõpus on mul ka üks teadaanne selle aasta plaanide kohta siin kanalil, nii et kindlasti jääge päris lõpuni siia videosse. Alustame siis päris algusest. Kuna 2019 minemas 2020 aastas ja see aastavahetus toimus kõva pidu, sellel ajal veel toimusid peod, sellel ajal, siis ma ärkasin 1. jaanuaril pohmakaga ja see ei olnud, no see oli niisugune tavaline peale pidu ärkamine, aga see tunne, see nagu sisemine uue aasta motivatsioon oli minus siiski olemas. Ja ma mäletan, ma tegin mingeid snappe, et nüüd hakkab kõige masendavam aeg, isa kui nõme, jaanuar, nii igav, aga little did I know oli aasta algus arvatavasti kõige mitte masendavam aeg siit aastast, kui suvi välja arvata, sest need olid veel viimased kuud, kus me nii-öelda mingil moel normaalset elu elasime. Ma käisin tol ajal kontoris tööl, ma käisin pidutsamas, meil kuidagi hästi palju toimus mingeid sünnipäevasid ja asju ja elasin täiesti tavalist elu aimamata, mitte kui midagi. Ja enne kui kõik pidid koju jääma, jõudsime me ka klassiga ära käia Tahko reisil, mis oli nagu konkreetselt see on üks vähestest asjadest, mis ma ütlen, et tõesti oli selle aasta highlight, sellepärast et klassi ja klassikaaslaste perspektiivist see oli minu jaoks uskumatult oluline, sellepärast et ma seda tol hetkel ei teadnud, aga kõik ülejäänud, mitte kõik, aga enamus ülejäänud klassiga koos viibimised, ma sellel aastal olin haige, eelmisel aastal. Nii et minu jaoks see, et ma sain seal reisil käia, ma küll olin seal ka tegelikult juba poole kohaga haige, aga ma sain seal käia ja klassikastega aega veeta oli uskumatult oluline ja tore. Ja kuude lõikes oli Tahko reis veebruaris, ehk sellest järgmine oligi märts, kus toimus siis the infamous lockdown. Ma mäletan, et algselt oli see, et kõik koolid lähevad 2 nädalaks kinni. Paha aimamatult me olime mingi 2 nädalat, et käisime poes, varusime veits mingi snäkke asju koju, on ju. Võtsime kõik ka lokkerist oma õpikuid asjad ja olime nagu, et nagu sa tundsid hirmu, sest sa tundsid, et see ei ole päris tavaline, see on ikkagi nagu ebatavaline olukord, aga samal ajal nagu sa olid nagu, et see on 2 nädalat nagu, I'll be fine, on ju. Ja ma ei tea palju, ma sellest oma avalikus Instagramis jagasin, aga mina ja Barbara alustasime karantiini esimesel päeval sellist traditsiooni, et me tegime meie algne idee oli teha iga päev üks TikTok, kuni me võime uuesti koolis käia ja kuni me nii-öelda uuesti, nagu kuni see olukord läbi saab.
teadnud, kui kaua see olukord kestab, siis ma arvan, et me poleks kunagi seda traditsiooni alustanud. Ma usun, et kõigil on mingid nagu teatud laulud või asjad või tegevused, mis neile just seda märtsi karantiini aega meenutavad ja minu jaoks on need TikTokid, sellepärast et me konkreetselt, ma kohe ütlen mitu tükki. 1, 2, 3, 4, 5 me tegime 4 päeva ja siis me puhkasime 4 päeva. Nagu me olime teinud 4 päeva järjest TikToke ja me olime nagu aitab sellega ja siis 4 päeva pärast alustasime uuesti. Me tegime kokku 23 päeva TikToke, mis on isegi suht muljetavaldav, sellest mingi 4 või 5 päeva ma julgen öelda, mätsime vahele ka. Ja noh, nagu me kõik teame, 2 nädalast sai kiirelt 2 kuud ja no siis tuli juba suvi ja siis korraks olid asjad paremini ja nüüd tuli uuesti sügis. Aga mul on tunne, et sellest kevadsest karantiini ajast tuli mu esimene väga suur õppetund, mis oligi iseseisvalt õppimine ja iseseisva töö tegemine. Mul on tunne, et see iseseisev õppimine ja iseseisev töö tegemine kodus on asi, millega kõik on mingil määral kokku puutunud, kes vähem, kes rohkem. Eriti kuna mu enda vanemad töötavad kodus, siis ma olen näinud seda, et nagu kodus sul peab olema teistmoodi distsipliinid asjad tehtud saada. Nii et ma ütlen ausalt, et see kevadine, ma ütleks esimesed 6 aega ma sain väga hästi hakkama. Kuna meil oli samal ajal uurimistöö, siis me kaitsesime oma uurimistööd Google Meetis. Ja ma ütlen ausalt, lõpupoole ta läks veidi käest alas õppimine kodus, seepärast, et sul viskas kopa nii ette, pluss mul on tunne, mida ma panin tähele, oli see tavalist, kui sa käid seal kevade suve poole koolis, on soojad ilmad, sa saad õhemad riietega koolis käia ja sa käid seal koolis lõpus nagu lihtsalt selle jaoks, et sa tead, et siis tuleb suvi ja sa saad lihtsalt kodus olla. Aga kuna me olime siis juba mitu kuud kodus olnud, siis ei olnud väga seda tunnet. Ja nagu mul on tunnet peale mingi 6 või 1,5, kui me olime kodus on, me hakkasime aru saama, et meil ei tulegi täna seda täna. Me hakkasime ise oma peas aru saama, et lol, see aasta meil ei olegi sellist nagu vabastavat suve vahele mineku tunnet, sest me oleme juba nii palju kodus olnud. Mida rohkem kevad edasi läks, seda rohkem hakkas see mentaalne pool käest ära libisema, oli palju nutusessioneid nagu ikka, aga eks meil kõigil, ma olen päris kindel. Võrdne tähendab, ma ei saa aru. See ühele sama asi, mis suurem või väiksem. Lihtsalt, et see on. Ja kui rääkida veel sellest poolest, mida ma õppisin, siis mul on tunne, et kontseptsioon nagu efektiivsest ajakasutusest mu peas veidi muutus, seepärast, et koolis sul läheb nii palju aega, et sinna minna ja siis sul on vahetunnid ja koolis mul on tunne, et oli rohkem, et sa veetsid aega, et päev läheks mööda, aga kodus ma pigem nagu õppisin nii kiiresti või nagu efektiivselt, kui ma suutsin selleks, et mul juba asjad tehtud saaksid ja noh, muidugi seal oli see, et kui oleks olnud täpselt sama palju õppida, kui me koolis tegime, siis ma oleksin oma päeva kõvasti varem lõpetanud, kui me koolis lõpetasime, aga algselt, kuna koolisüsteem alles ka nagu kohanes selle olukorraga, siis õppida ja nagu töömaht oli palju suurem, õppida oli palju rohkem ja sellepärast ma lõpetasingi reeglina õppimispäevad mingi kell 6 või 7 reaalselt. Aga mul on tunne, et kui võtta üks positiivne asi, siin on isegi mitu asja, mida ausalt öeldes võtta kogu sellest distantsõppest ja kodus töö tegemisest ja kooliasjade tegemisest ongi see, eriti nagu gümnaasiumiastmes, on see, et ülikoolid suures osas toimivadki sellel süsteemil, et sa pead hästi palju tegema ise ja see andis nagu meeletu ettevalmistuse meile selle koha pealt. Pluss ma mõtlengi, et need, kes võib-olla varem polnud pidanud kodus õppima või need, kes said näiteks aru, et lol, minu jaoks ei olegi kodus õppimine nagu, see pole minu asi lihtsalt, siis nad teavad ja oskavad seda teadmist tulevikus kasutada. Ehk ma ütleski, et see oli üks nagu päris vastikuid aegasid see aasta, aga teiselt poolt see õpetas meile väga palju. Kui te mõtlete nüüd, et kaitsesid oma UT ära Maria ja kooliselt said tehtud, et tuli suvi ja piirangud tegelikult lõdvenesid ja kõik läks nagu paremaks, siis ainus asi, mis paremaks ei läinud, oli minu tervis. Ma olen sellest nii palju rääkinud, ma isegi ei viitsi enam. Ma olin haige nagu mingi 6 korda see aasta tõsiselt ja suur osa sellest oligi suvel. Selle tõttu ma ka jäin paljudest nii-öelda sõprade, ma ei tea, kas pidudest või mingitest koosolemistest või asjadest ilma, isegi mitte alati sellepärast, et ma olin haige, aga kuna ma olin nii palju pidanud antibiootikume võtma juba suveks, siis ma kartsin, et mu immuunsüsteem on nii nõrk, et isegi kui teised võivad minna umbes kokku saada, et kui sa oled terve, siis midagi ei juhtu, siis mina kartsin, et nagu mul on ikka nõrk immuunsüsteem ja mulle hakkab ükskõik mis ikka külge. Ehk
päris palju suvest ma olin üksi kodus. Aga mul võib-olla võis olla someone special, kes mind sellest läbi aitas ja mul on tunne, et vaadates üldse inimsuhteid muutus see aasta minu jaoks väga palju. Ja kuna inimsuhete maailmas muutus minu jaoks päris palju ja ma õppisin, mis tunnen ennast ühele inimesele tõsisemalt ja pikema aja peale pühendada, siis läbi selle ma ka õppisin inimsuhetest hästi palju. Ma isegi ei ütleks, et selle ainult romantiliste suhete seisukohalt, vaid ka sõprussuhete seisukohalt, sest sa ei näinud oma sõpru, sa pidid tegema eraldi efforti, kui sa tahtsid nendega suhelda. Samal ajal ka peresuhetes, sest nüüd sa nägid oma pere iga päev hommikust õhtuni, eks sa pidid võib-olla ümber õppima nendega suhtlemise, et me keegi üksteisel närvidele hakkaks käima. Inimsuhted on selline valdkond, kus ma vist kõige enam see aasta õppisin. Nagu mitte nii inimsuhete kohta üldse, aga ka nagu enda kohta erinevad tüüpi suhetes. Aga haigeks olemise kõrval oli ka väga palju toredaid mälestusi see suvi. Mina ja Laura jõudsime perega ka nuutama, mis oli uskumatult tore. Niisama kodus oli nagu üllatavalt fun või kui ma vaatan tagasi, tegelikult oli palju asju, mis olid toredad ja nagu ma arvan, et minul aitas ka kaasa, et ma olen tegelikult väga haige kodukana. Nii et minu jaoks lihtsalt kodus olla mõnusalt, nagu mitte kui need hetked, kus ma hulluks hakkasin minema välja arvata. Siis muidu oli kodus tegelikult väga tore olla ja Pärnusse isegi jõudsin mõned korrad, mis oli väga fun. Pärnuse rannafestival oli ka uskumatu, suve parim pidu, ma ütleks isegi. Suve lõpp oli kahjuks jälle veel üks low point minu jaoks, aga jällegi mainin, mida raskem on aeg, seda rohkem on sealt õppida. Kahjuks oli meie beebi Carlos see, kelle me magama pidime panema ja ma ütlen ausalt, selles hetkes olles ma ei saanud aru, kui nagu suurel löögi see mulle andis ja tagasi vaadates mul on probably suured issued sealt välja kujunenud, aga me töötame selle kallal ja ma räägin, igal halval asjal on alati hea pool ja me võtsime sügisel endale uue kassi Timmu, kes on nüüd täielik uus pärl meie peres lihtsalt. Nagu ilmselgelt jääb Carlose lahkumine üheks kurvaks asjaks see aasta, aga mul ongi tunne, et kuna me võtsime ka kohe uue, siis asjad on tasakaalus ja sellest on lihtsam üle saada. 1. septembril ma kooli ei jõudnud, sest ma olin haige ja jällegi oli väga, mitte isegi seekord irooniline, aga lihtsalt kurb vaadata, kui elevil ma eelmine aasta olin, et ma lähen 12. klassi ja et ma saan 1. klassi lapse kooli viia ja nüüd mõelda, et ma ei saanudki, on ilmselgelt veidike nukker. Aga samal ajal meil oli väga tore rets, mis läheb kooli alguse sündmuste alla. See oli väga vahva ja ikkagi nagu mul on tunne, et see, et me saime kas või natukene koolis käia, vähemalt mulle andis seda rahuldust, et nagu mul hakkas viimane aasta ja vähemalt ma sain alguses nagu veidikenegi aega enda klassikaaslastega veeda, nii et selle üle ma olen väga tänulik. Ja ausalt öeldes, the rest is history, nagu kõik järgnevad asjad tundusid nii lähedal, et neid oli nagu imelik eraldi mainida. Augustist hakkasin ma töötama ühe projekti kallal aktiivselt jälle, millest me ka mõne sekundi pärast kohe räägime. Siis me käisime on and off koolis, vahepeal jõudsin kooli, vahepeal ei jõudnud, kuidas kunagi on ju. Sain 18, mis jällegi nii naljakas oli vaadates, ma eelmine aasta arvasin, et see on nagu nii big deal. Aga see aasta lihtsalt juhtus nii palju globaalseid asju, mis pani nagu mingeid enda igapäevasemaid asju palju nagu vähem tähtsaks tundma. Mitte, et mu sünnipäev poleks olnud vähem tähtis, aga nagu see, et ma ei saanud seda suure seltskonnaga pidades, nagu ma ei olnud nii kurb selle pärast, sest ma olin nagu arvestanud kevadel juba, et suure tõenäosusega tuleb teine laine ja november on see aeg, et kui on teine laine, siis see on novembris. Nii et sünnipäeva ma kahjuks ei pidanud, aga väga tore oli ikka ja mul ongi tunne, et ma saingi rohkem veeta aega oma perega ja ausalt ma ei kahetse midagi selle koha pealt. Võib-olla teeme siis järgmine aasta crazy peo, kes teab. Ja viimane asi, mida ma mõtlesin, et see küll vajab ära mainimist ja see oli mu eelmise aasta eesmärkides ka ja vahepeal ma olin veendunud juba, et seda ei juhtu nii-öelda siis eelmise aasta numbri, 2020 aasta numbri sees, aga ma sain kätte oma juhiload, mis ma tean, kõigil on kopp ees, Maria, et sa juhilubadest räägid, mitte kedagi enam ei huvita, aga see peab olema siinkohal mainitud, sest kui ma aasta pärast vaatan seda videot tagasi, siis ma tahan, et ma mäletaksin, et mees, sa tegid aasta aega oma juhiload ära. Hästi paljud on seda küsinud ka, kaua mu juhilubadega läks. Jaanuaris vegasin autokooli, ehk põhimõtteliselt veebruaris nagu aktiivselt alustasin ja siis novembri lõpus sai loa kätte. Ja siis ma panin kirja ka mõned punktid lihtsalt kokkuvõtteks, et nagu endal mingisugune tervik tekiks, sest nagu seda aastat sündmustega läbi võtta, ma räägin, on pigem kaootiline. Mul on tunne, et kuna see aasta polnud absoluutselt see, mida me aasta alguses eeldasime või oskasime üldse ette kujutada, siis mingil moel ta andis nagu uue stardi. Ta sundis meid olema nii kaua kodus, nii kaua iseendaga, töötama läbi paljud probleemid, näiteks räägin isiklikust kogemusest on ja nüüd, kui me oleme kogu selle sisemise töö iseendaga teinud, siis nagu
mingil moel see on nagu uus start nüüd see aasta alustada. Ilmselgelt ei muutu nagu üleöö miskit. Ilmselgelt praegu ei ole ikkagi hea idee välja minna ja keegi ei tohiks isegi ja ilmselgelt me istume suure tõenäosusega suveni veel mõnda aega kodus. No ma täpselt ei tea, ma lihtsalt pakun, eks ole. Aga siiski mul on tunne, et mentaalselt vähemalt minul see on nagu uus start ja andis miskipärast sellise uue hoo ja justkui sellise veits nagu rebel hoo, et nagu umbes, et tahad öelda, et 2021 algus tuleb samasugune, mind ei koti, vaid ma pushin sellest läbi ja annan endast parima, et tuleks parem aasta kui eelmine. Ja üks perspektiivi muutus, mida ma veel teiega tahaksin jagada, oli see, et mul on tunne, et eelmine nüüd 2019 lõpp, kui ma seadsin eelmiseks 2020 aastaks eesmärke, oli see hästi palju tööalaseid eesmärke, nagu mingi teeni, no ma numbrit ei pannud, aga umbes, et teeni võimalikult palju raha ja teegi hästi palju sisu ja see aasta minu jaoks ei olnud tööalased üldse tegus aasta ja ma lihtsalt tahan öelda, et kui keegi teist tunneb samamoodi, siis see on täiesti okei. Ja nüüd, kui ma selle aasta eesmärke panin, ma esiteks panin neid mingi 100 korda vähem, ma panin neid mõned, et ma suudaks neile ka keskenduda ja sain aru, et nagu töö ei ole alati see number 1 asi ja sa ei tea kunagi, kui võib midagi sellist juhtuda, nagu see aasta juhtus ja siis me olime kuidagi sunnitud palju rohkem pöörama tähelepanu või vähemalt ma tundsin, et ma olen sunnitud pöörama tähelepanu rohkem nagu teistele väärtustele peale töö. Jah. Ma ei oska seda lausut paremini lõpetada. Üks asi, mille üle ma väga tänulik olen ja tegelikult väga lucky olen, et ma midagi sellist teha sain, oli veeta siis viimane kolmandik eelmisest aastast uut projekti ettevalmistamast, nagu ma ütlesin, alates augustist me alustasime ja nüüd, kui te seda vaatate, on selle projekti avalikustamiseni jäänud ainult loetud nädalad. Mul on nii kahju, et ma ei saa teile öelda kuupäeva. Samal ajal ma ei saa selle video üles panemisega ka venitades, ma ei usu, et te viisiksite mingi fucking veebruaris vaadata minu aasta kokkuvõtet, nagu keda kotib siis. Aga nagu ka paljud, kes on võib-olla mind pikemalt jälginud või kõik mu videod ilusti läbi vaadanud, teavad, et minu üks suur, ma nüüd ei mäleta, millise aasta eesmärk see oli, ma olen suht kindel, et see võis olla 2020 või sellest eelmine, oli alustada enda podcastiga ja saladuskatel ma võin teile öelda, et see on juhtumas see aasta, see on juhtumas loetud nädalate pärast. Aga miks minu meelest see eraldi mainimist vajab just siin kanalil on, et see ei ole lihtsalt podcast, vaid iga nädal sellest podcasti osast tuleb selle sama külalisega ka siia kanalile video. Siit saavad kõik midagi, need, kes on oodanud, et ma oma podcastiga, kus on nagu pikemat, sellist sügavamat sisu või mitte sügavamat, aga sisukamat sisu eesti keel. Ehk need, kes on oodanud võib-olla sellist pikemat podcasti formaati, saavad selle. Samal ajal need, kes on kogu aeg mul järel käinud, mul DM-is mulle ukse peale koputanud, et mees, kus su videod on, siis igast podcasti episoodist tuleb ka video, ehk mul on tunne, et siin on kõigile midagi ja see on võtnud nii palju kauem aega, kui ma oleks tahtnud, aga samal ajal mul on tunne, et mul oli vaja see aeg võtta, et seda lihvida ja seda hästi teha teie jaoks, nii et ma loodan, et te olete sama levil kui mina, lihtsalt ma tean, et enne selle esimese osa ilmumist ma suure kes siia kanalile tagasi ei tule. Hoiatan teid kohe ette ära, mis saama hakkab ja kui te tahate täpsemat infot või täpsemat kuupäevi, kõike seda, siis kohe, kui need teada on, ilmuvad need minu Instagrami. Ma enamus infot jagan seal storydes ja kui hakkab podcast alane info tulema, siis ma kindlasti panen need ka highlighti, kus te saate neid hiljem vaadata, aga lihtsalt ma tahtsin aitäh öelda kõigile, kes nii kannatlikud olnud on ja mul ongi tunne, et kõik, kes on sisuloomaga tegelenud, teavad, et kui sa võtad mingil hetk pausi ja see on nii, et sa teed nagu mingi 4 kuud pausi ja siis kõik peale seda on ikka excited, et sind vaadata. Aga ma täiega tunnen, et meil on säilinud mingisugune tuumik või mingisugused teatud inimesed, keda päriselt kotib ja kes on täiega kaasa elanud ja mul on nagu uskumatult tänulik tunne selle üle. Ja iga kord, kui mul, ma ei tea, motivatsioon kaob ära või lihtsalt on tunne, et see podcasti tegemine on nii kaua aega võtnud ja see ei saagi kunagi valmis. Lihtsalt teadke, et ma mõtlen teile ja te olete mul meeles ja mul on nagu, ma olen lihtsalt nii elevil, et nüüd sellel aastal ka reaalset sisu teieni tuua. Ja ausalt öeldes mul palju rohkem öelda polegi. Ma lihtsalt tean, et seda aasta kokkuvõtet on alati tore hiljem tagasi vaadata ja ta nagu võtab lihtsalt sellise pika ajaperioodi lühidalt kokku. Ja isegi kui ma jagasin ainult enda nii-öelda isiklikku perspektiivi, isiklikku kogemust, siis ma usun, et mõned kas hetked või tunded või õppetunnid olid teile ka tuttavad ja te elasite ka neid läbi. Alati võite kõik mõtted tunded ka tagasidesse jätta. Meil siin all kommentaare pole, aga Instagramis ma panen alati videote juurde selle boksi, kuhu te saate kõik tagaside mulle kirjutada
kirjutada või vajadusel ka mulle lihtsalt minuga ühendust võtta Instas üleüldiselt sõnumitesse. Nii et aitäh kõigile, kes seda videot vaatasid. Ma loodan, et teile meeldis ning näeme teiega juba varsti ja siis juba iga nädalaselt. Tšau!